Täna toimus Sihtasutuse Paide Spordi- ja Tervisekeskus nõukogu erakorraline koosolek seoses skandaalse kohtuasjaga, mille lahend võib minna Paide linnale maksma 250 000 eurot. Paide abilinnapea Janno Lehemets, kes peale nõukogu liikmete veel viibisid sellel arutelul? Peale nõukogu ja juhatuse liikmete oli kohal linnapea, veerand volikogust, kohal oli ka advokaat Jaana Nõgisto, kes esindab sihtasutust kohtus, nii et seltskond oli päris suur, kes oli kohal. Kas läks koha peal ka arutuseks, vaidluseks või koguni süüdistamiseks, kelle apsude tõttu selline olukord üldse Paide linnal tekkida sai? Ei, süüdistamiseks kindlasti ei läinud ja koosoleku alguses oli kohal ka Paide linnavalitsuse endine ehitusosakonna ametnik Eri Purge, kes oli tol korral just hanke kokkupanemise üks osaline. Me kuulasime tema meenutusi 2007. aastast, mil see hange koostati ja kindlasti nõukogu ei otsinud süüdlast, püüdsime välja selgitada tõe, mis siis on linnavalitsuse ja sihtasutuse seisukoht. Seisukoht ja tõde juriidilistes küsimustes on peaaegu alati erinev, muidu poleks Tammsaare kirjutanud ka raamatut, kus tõde ja õigus on eraldi sõnadena pealkirjas sees. Niisiis, kui palju tõde või mõnegi osapoole jaoks tõde on selgunud, milliste eksimuste tõttu selline olukord sai tekkida või on tegemist sisuliselt loodusõnnetusega, kus asjaosalised käitusid õigesti Paide linna poolt? Tegemist on tsiviilvaidlusega, millel on ühel pool siis osapool, kes arvab, et temal on õigus ja teisel osapoolel siis on omakorda õigus nende endi arvates. Eri Purge tolleaegse ametnikuna ütles, et mida tema siis osalusel sai valesti tehtud, oli see, et ehitushange tehti koos mööblihangega. Ehk kui seadus ütleb, et mööblihange ja ehitamise hange tulevad teha eraldi, siis seda ei järgitud, vaid tehti ühes hankes. Küll aga oli väga selgelt välja toodud need detailid, mida on vaja ehitajal mööbli poolest installeerida ja küsimus tekkis selles mõistes, mis asi on standardmööbli lahendus ja mis on siis erimööbli lahendus. Et näitena võib välja tuua, et kui kirjutuslaud, mida saab kasutada kodus ja kontoris, siis see on standardmööbel, erimööbel on näiteks meie spordihalli kassalett. Et täpselt sellist ei ole kuskil mujal, vaid see ongi konkreetselt selle spordihalli jaoks tehtud ja lepingusse on need kõik kirja pandud, et tuleb siis ehitajal see installeerida, näiteks see sama lett ja kõik muu mööbel. Ehitaja aga on tulnud vastuväitega, et kuna seadus ütleb, et ehitushange tuleb lahus hoida mööblihankest, siis seal see vaidluse koht ongi. Et praegusel juhul, mille pealt on see hiigelnõue tekkinud, see 250 000 eurot, küsitakse Paide linnalt, me pole veel euro suurusega harjunud, võib krooniaegse mõttelaadiga tunduda, et mis summa see on, rikas linn läheb, maksab matsti ära, kui jagame inimeste peale laiali, siis tuleb selline summa, nagu kõik Paide linna elanikud peaksid maksma nii palju, kui nad ühel hetkel räigelt läheksid, rikuksid kõik liikluseeskirju, mida nad suudavad, siis nad saaksid sellised trahvid ja see tuleb reaalselt maksta lõppude lõpuks ära. Kust see number siis ikkagi tuleb? Kust tuli alguses see 32 000 kõigepealt? Kui päris algusest ajalugu meenutada, siis 2007. aastal alustati spordihoone ehitamist. 2008. aasta 1. septembriks pidi see valmis saama. Küll aga olid kehvad ilmad ja veel mitmed probleemid projekteerimisega. Hoone sai valmis 2009. aasta veebruarikuus ja ehitaja esitas viimase arve, milleks oli 119 000 eurot, toaeg küll kroonides, aga lihtsam on tänapäeval juba rääkida euronumbritest.
119 000 eurot oli see viimane arve, aga kuna linnavalitsus ja sihtasutuse nõukogu nägid, et ehitaja läheb seda rada, et ta ikkagi ei soovi mööblit sellesse hoonesse sisse panna, siis linnavalitsus jäi sellele arvamusele, et kuna lepingus oli igal juhul see mööbli tarnimine seal sees, et ärme siis seda viimast 119 000 eurost arvet ära maksa, vaid teeme eraldi mööblihanke ja maksame see 119 000 eurot siis juba selle hanke võitnud ettevõttele. Nii et 119 000 eurot oli see põhivõlg ja sellest ka mööblit ei olnud saadud? Täpselt, sellest ka mööblit ei olnud saadud. Linn korraldas eraldi hanke. Ja nüüd ehitusettevõte, kellele jäi 119 000 eurot maksmata, on lugenud viiviseid sellest päevast peale, mil arve väljastati ja viivised saavad siis tekkida 100% ulatuses. Ehk 119 000 eurot on tekkinud ka sinna viiviseid peale. See tähendab seda, et Paide linn ei ole selle 119 000 eurost tegelikult mitte midagi saanud. Aga lihtsalt otsustas vahetada hankijad või vahetada hobuseid siis, kui see ratsutamisvõistluse reeglitega nii-öelda ei olnud enam lubatud. Niimoodi väidab siis vastaspool. Täpselt nii, et linn sai selle mööbli, aga sai nüüd juba teiselt ettevõttelt, kellele maksti see raha mööbli eest ära. Kas hageja väidab, et ta on mingeid kahjusid kandnud konkreetselt sellega? Lisaks sellele, et ta võib-olla mõtles, et tore on, et konkurss ei võidetud ja siis tuleb välja, et nad võitu ei arvestadagi. Ei, selliselt välja toodud kahjusid ei ole. Küll aga tõe huvides tuleb öelda, et lisaks sellele 119 000 eurosele arvele, mis on linnavalitsuse poolt siis maksmata, linnavalitsus on öelnud, et see on alusetu arve, kuna me ei ole mööblit saanud, on ka veel üks viivisarve, ehk siis lepingusse too aeg 2007. aastal kirjutati, et kui linn peaks venitama teatud ehitusarvete maksmisega, siis on minu mäletamist järgi 0,7% päevas õigus nõuda viivist ja on üks viivisarve ka, mis on ehitusettevõtte poolt linnale omal ajal väljastatud ja selle summa suurus oli 19 000 eurot. Nii et nendest kolmest asjast, ehk siis lõpuehitusarve, selle viivisarve ja üks varasem ehitusaegne viivisarve moodustavadki nüüd selle 250 000 eurot. Aga mis oli see 32 000 eurot ehk 500 000 krooni, milles vahepeal justkui jõuti kokkuleppele, oli see, et lepitusraha. Täpselt, jõuti kokkuleppele, et olgu, ärme kohtusse mine, teie ei nõua seda 119 000 ja viivisarvet ja me maksame 32 000. Tänasel koosolekul selgus, et tolleaegne linnapea Kersti Sarapuu oli sellise kokkuleppe suutnud välja rääkida siis ehitusettevõtte juhiga, küll aga nõukogu leidis, et ei ole mõtet seda kompromissi vastu võtta, et linnal on õigus, mööblit pole saadud ja jätame asja maksmata. Nii et praegusel juhul on pealtnäha õiglane vaid see 19 000 viivisarve ja 119 000 korda 2 tahetakse saada lihtsalt seaduse pügala rikkumise eest. Nii nagu lähed osta-oksjonile, müüd maha oma vana habemamismasina, aga siis mööda hoopis naabrimehele ei saada sinna ja siis osta-keskkond teeb sulle mingi trahvi. Jah, juriidilises maailmas on see võimalik, et kui hakata nüüd erinevaid seadusepunkte kohaldama ühe või teise lepinguga, siis lihtsalt peale vaadates tundub, et kõik on õiglane. Aga siiski on seadusepunkte, mille alusel on võimalus kohtusse minna ja nagu praegu ka näha, on selline suur kohtuotsus valminud, mis muidugi mida ütleb jurist, kas meie pool on siis juriidilises mõttes nii pehme, et tõmmataksegi kogu kott pähe nii palju kui mahub ja kõrvuni? Ei, kindlasti mitte. Nõukogu täna kuulas ära advokaadi seisukohad, advokaat väga värvikalt tõi välja siis erinevad punktid, kus oleks kohus pidanud kindlasti meie kasuks otsuse tegema, nii et edasikaebamine annab lootust. Absoluutselt, et nõukogu võttis üksmeelselt vastu otsuse, et
läheme apellatsioonikaebuse peale ja läheme teise kohtuastmesse selle protsessiga edasi. Jaan, aga sa abilinnapeana tead kuidagi kommenteerida seda suurt jahmatust, mis käis läbi, et väidetavalt nii-öelda Paide linn oli kohtukuli ees hirmsuure summaga, tegevussuhtlemine käis selles küsimusel protsessis sees, aga linnajuhtkond ei olnud sellest teadlik või suur osa linna juhtivaid inimesi, volinikke ei olnud üldse teadlikud, et selline asi käib. Jah, see on... Kuidas see võimalik üldse on? See on selliselt võimalik, et tegemist ei ole kohtuprotsessiga, mis oleks alanud näiteks kuu, 2 või pool aastat tagasi või isegi aasta tagasi. See protsess hakkas 2012. aastal, ehk siis mõni päev enne seda, kui oleks täis saanud 3 aastat antud 119 000 eurose arve väljastamisest. Ehk siis seadus näeb ette, et kui on esitatud hagi kohtusse enne 3 aasta möödumist mõne arve maksmata jätmise korral, siis kohus võtab menetlusse. Kui oleks seda hagi esitatud näiteks 3 aasta pluss 1 päev möödumisel, siis kohus poleks seda üldsegi arvestanud. Seega 2012. aastal, kui oli hoopis teine linnapea, hoopis teine volikogu esimees, hoopis teine abilinnapea, kes tol ajal sellest sündmuste kulgemisest teadlikud olid, anti hagi sisse, linnavalitsus palkas omale advokaadi ja sel ajal ta läkski kohtusse ja need kohtuveskid on piisavalt aeglased, et nüüd siis täna 2014. aasta 29. septembril alles tulem saada. Kõik see aeg ju... See tulem sai ju teatava mingil istungil? See sai teatavaks 29. septembri istungil ja... Kas selle istungi toimumisest oldi Paide linnavalitsuses üldiselt teadlikud? Sihtasutuse juhataja ei informeerinud küll istungi toimumise kuupäeva. Et nii linnavalitsus kui volinikud said nii-öelda puuga pähe? Linnavalitsus ja nõukogu liikmed said oktoobrikuu esimestel päevadel sihtasutuse juhataja käest meili, et selline kohtuotsus langes. Ja see on informatsioon siis meile tollest hetkest. Milline on praegu prognoos järgmises astmes, mis ütleb jurist? No linna seisukoht on kindlasti, et me kaebame selle edasi, me ei ole nõus sellega, et linnalt selline raha siis püütakse välja kaubelda. Linn ei ole mööblit saanud, meil on olemas leping on kohustus mõlemale osapoolele ja lepingus oli konkreetselt kirjas, millised mööblitükid ja millised lauad, toolid peab ehitaja organiseerima ehituse lõpuks, aga neid ei ole ja me läheme sellega edasi. Nii et kui linn omal ajal selle spordihoone ehitada lasi, siis oli selge seisukoht, et me tahame öelda võtmed kätte versiooni. Ehitaja lõpetab ehituse ära, toob linnavalitsusse võtmed ja linnavalitsus hakkab eesotsas siis sihtasutusega seda hoonet kasutama. Kas on plaanis palgata tippjuriste või kuidas hoida ära seda häbi, mida saaks naerda veel mitu aastat tagant järgi, kuidas Paide linn ennast mööbli eest, millest ta tuletiku jagugi pole kunagi silmaga näinudki, poolsurnuks maksis? Ma arvan, et tänane advokaadi esinemine nõukogu ees oli väga veenev. Tegemist on noore ja entusiastliku ja väga hästi informeeritud ja seadusi teadva advokaadiga, lugupeetud advokaadibüroost, nii et me oleme veendunud, et ta suudab järgmises astmes olla kohtule meie argumentidega piisavalt veenev, et tuleks järgmises astmes võit Paide linna poolele. Praegu on kindlasti südametunnistusega Paide linna ametnikel ja volinikel väga mõistlik konsolideeruda ühele poole barrikaadi. Kui aga lahingud ükskord peetud, kas inimesed saavad kunagi ka teada, keda võidakse siiski tagantjärgi tuua esile kui vales või
või linna huvide seisukohalt ohtlikus käitumisskeemis osalejad või mis selle tekitajad? Ma arvan, et siin ei saagi sellist süüdlast otsida ja leida. Kui ikka on kirjutatud leping, lepingusse on pandud punktid, et teine osapool peab tegema selle, teise ja kolmanda asja ära, ta teeb esimese ja teise asja ära, kolmandat ta aga ei tee, aga raha tahab ikka kõige kolme eest saada, siis on ikka ebaõiglane küll. Ja linn on praegu selle seisukoha peal, et see kolmas punkt on tegemata, kui on asi tegemata, siis selle asja eest pole vaja maksta.